Ave Lutter kohtus kunstnik Flo Kasearuga, kelle värske näitus Ainult mitte minu tagahoovis on praegu avatud. Leppisime kokku, et saame kokku sinu tagahoovis, aga see näeb välja rohkem nagu spordisaal. Spordisaal või? Natukene. No see on siis nii-öelda Kaosepatrulli riietusruum ja me oleme Kai kunstikeskuses. Flo Kasearu suur isikunäitus Kai kunstikeskuses viib rännakule nii tema enda tagahoovi kui ka mõttemaailma. Flo on siin, et viia meid eratuurile. Tere, Flo! Tere! Leppisime kokku, et saame kokku sinu tagahoovis, aga see näeb välja rohkem nagu spordisaal. Spordisaal või? Natukene. Mis koht see on? No see on siis nii-öelda Kaosepatrulli riietusruum ja me oleme Kai kunstikeskuses. Sinu uue näitusel. Täpselt nii. Räägi sellest patrullist lähemalt. Kaosepatrull, Disorder Patrol siis inglise keeles on, algselt oli performance. See on nii-öelda edasiarendus kostüümidraamast, kus siis siin on selline komando selliste omapäraste kostüümidega patrullib ja kõnnib linna peal ringi. Et see tegelikult ongi see, et see kostüüm ise, mis neil seljas on, niisugune suur müts, mis on natuke niisugune, kui sa ei tea ja kohtad neid, ta on nagu niisugune piiri peal, et kas see on päris, kas see ongi mingisugune munitsipaalpolitsei või mingi uus turvafirma, kellel on selline kostüüm, et nagu mida suurem müts, seda rohkem võimu. Ja see võimudünaamikaga mängimine ongi, et siin, et neil on need suured mütsid, lisaks on siin, et on neil hobune. Hobune on see, kui sa hobuse seljas, siis patseerid linnas ringi, siis sa oled seal kõrgemalt, vaatad nagu alla teisi, siis sa oled nagu veel on ju vägevam ja mul on üldse see hobuse periood olnud, siin ma olen palju igast erinevaid projekte hobustega teinud ja võib-olla teen veel, et siis üks komando on hobustega, teine on siis jalapatrull, kellel on siis selline aksessuaar. Seesama patrull jalakomando käib seal linnaruumis ringi ja siis võtab vahepeal oma selle nii-öelda aksessuaari oma siis nii-öelda siis selle vahendi ja siis hakkab niimoodi vehkima lõbusalt ja absurdselt, et see natuke ongi see pealkiri ise Kaosepatrull, et see mõnes mõttes patrullid peaks nagu, et olekski kord, aga nemad isegi loovad nagu rohkem seda kaost nii-öelda. Miks selle näituse nimi on Mitte minu tagaaias? Selle näituse nimi, sest sa ei ole ju minu tagaaias, on ju, et mina olen siin. See on sellepärast, et tegeleb nii-öelda privaatse ruumi ja avaliku ruumi selliste aladega, kokkupõrkumistega, kattumistega. Ja kuna siin see Kai on sellises piirkonnas, mis muudkui niimoodi areneb, siis ma mõtlesin, et ma olen ikka selline, kes natuke kohaspetsiifiliselt teeb näitusi, mitte lihtsalt ei tõsta oma töid kuhugi valgesse kuupi. Et siin toimub nagu piirkonnas see pigem kinnisvara arendus ja mul endal maja muuseumi külge klõpsti arendati üks nagu kinnisvara arendus ja siis maal arendatakse, terve Eesti arendatakse seal igasuguseid erinevaid infrastruktuurseid üksuseid täis, et igal pool on niisugune ehituslik arendamine. Seesama aed ongi nagu see konkreetselt minu enda tagahoovi aed, et kui see suur arendus tuli sinna maja ehitused, siis nemad muidugi panid sinna ilusa korrektse aia, kõik on hästi geomeetriliselt on ju mõõdetud, et siis aga see vana aed jäi alles ja mina sellisena väga nagu taaskasutussõbraliku kunstnikuna kogusin selle aia siis nii-öelda kokku ja natukene nikerdasin neid ka ja siis tõin nad nii-öelda siia, et see on hea materjal, millest nii-öelda siis nagu kunsti teha ja mille kaudu rääkida siis nendest erinevatest tagaaia siis neid klatši siin, nagu me siin niimoodi räägime, on ju. Selleks, et mina pääsen siis sinu juurde, pean ma nüüd tegema ringi ümber selle suure aia. Kas sa tuled mulle poolele teele vastu? Ja ma tulen sinna poolele teele vastu, aga tegelikult on see, et sina minu tagaaeda nagu ei saagi tulla. Sa saad ainult vaadata üle aia ja siis sa saad sinna ülesse, kus on nii-öelda avalik või terrassi osa, sinna saad vaadata, aga minu aeda sisse sa ei saa tulla. Sa saad ainult vaadata seda. Sest see on ikkagi sinu privaatruum. Siin on see nii-öelda nagu siuke piir ees, et jah. See on see piir, et ehitused ja arendused võivad tulla, aga nad sinu tagaaia piirist, sinu aiast nad mööda ei pääse. No aga saame siis poole tee peal kokku. Ma vaatan, mis tee peal ette jääb. Teeme nii.
saimegi kokku. Mis allee see on? No see on selles mõttes, me oleme ikka siin aia taga, aga eestlastel on ju kombeks, et alati kui on topeltaeda teha, et meil on niisugune füüsiline nii-öelda materiaalsest võib-olla aed, aga siis paneme need hekid kasvama ka, on ju. Et siis, et oleks niisugune, et loodus niimoodi tekitaks meile sellise turvalise, privaatse ruumi, kus keegi ei näe, mis sa teed, keegi ei näe, mida nagu sina ei näe, mida teised teevad, et see on selline looduslik piir niisuguse avaliku ja isikliku ruumi vahel. Aga kuhu see allee juhatab? See allee juhatab sinna seebimajade juurde, et lähme vaatame siis neid. Selle teose nimi on Seep kogu eluks. Ja see on minu majamuuseum. See on maja, kus ma elan ja selle ma olen siis nii-öelda valanud seepi. Sest tihti on olnud see, et kui käivad mingid väliskuraatorid ja küsivad, et kuidas saaks mu majamuuseumi kuhugi välismaale viia näitus, nagu, et teistele ka näidata. Ja siis, no ma ei taha lihtsalt mingit natuke trafaretset, võib-olla mingit puidust arhitektuurset maketti teha. Ja siis ma mõtlesin, et teeks hoopis seebist maja. Maru palju seepi. See ongi seep kogu eluks, et ma loodan, ma enam ei pea rohkem nagu seepi ostma, sest nagu mul on päris palju seda seepi juba siin nagu olemas ja üks seep tegelikult paiknebki praegu me tõime ära, aga üks seep on muidu majamuuseumi saunas. Et kui ma saunas käime, et siis saab kogu aeg seda niimoodi kasutada ja siis loodetavasti ongi, et kogu eluks, et siis sa niimoodi õõrud siin ja siis õõrud ennast ja siis see maja muudkui nagu muutub ka, et see ongi selline muutuv installatsioon. Mis mõtted sinul üldse on sellisest kaduvast kunstist? Ma arvan, et mulle üldse väga meeldib väga erinevalt viisi eksperimenteerida ja minu jaoks ei ole nagu oluline, et see peaks kuidagi väga nagu säilima ja üldse väga installatiivsed asjad. Ma arvan, kogu see tagaaed, see ju ei jää pärast nagu ka alles, et kõik see on tegelikult selle ruumi jaoks kohaspetsiifiliselt loodud nagu nii-öelda installatsioon, mida tegelikult näeb ainult siin. Et selles, kes tahab näha, nad peavad nagu tulema siia, et seda nagu mitte kusagil korrata täpselt samamoodi nagu ei saagi. Et see maja ka on praegu ainult selline ja 4 kuu pärast on ta teissugune. Miks sa need külmikud siia üksteise otsa ladusid? No, meil on ju tarbimine ka muudkui areneb. Tahame muudkui rohkem tarbida. Et võib-olla vahest ühes külmikust ei piisa, et sul on nagu vaja niimoodi rohkem külmikuid. Ja siis, jälle, kuna see näitus on ikkagi niisuguse elektri teemaga ja energia teemaga seotud, et järjest rohkem on seda energiat vaja toota. Et siis selline külmikutes selline torn, mis on natukene ka võib-olla vabadusristiga siin meenutab, et energia on tegelikult ka on ju, et meil oleks seda, mida tarbida. See on ka niisugune vabaduse märk, et kas me sõltume ju kuskilt idanaabritest või siis meil on endal mingisugune energia, mida me saame enda nagu energia julgeolek ja sellega seotud teemad. Et samas ta on hästi pühalik, on ju kõrgustesse midagi natuke nagu tuulik ka, et ta nagu ongi selline, muudab sellist on ju niisugust maastikku ja seda ruumi väga, et need erinevad sellised teemad saavad siin minu jaoks selles külmkapi installatsioonis kokku, mille pealkiri on Tulevikureeded, Fridays for Future. Ja Tulevikureede kandik on ka selle nimi on Catch of the Day ehk siis päeva, ma ei tea neid eestikeelseid. Päevapüük, päevasaak. Ja kuna ma sain hästi palju neid kaablijuppe oma välitööde käigus sain seal, kus ma niimoodi nii-öelda kunstnik teeb ikkagi nii-öelda eeltööd, et ma olen pool aastat siin nagu selle teemaga kõigega tutvunud, et siis ma sain neid kaablijupi jääke ja kuna meil ongi, see oli täpselt sellel ajal, kui tuli Estlink tõks, siis oli veel mingi sidekaabel kuskil, et väga populaarne on praegu meil see Läänemere põhjas ja kogu see kaablimajandus, et kõik tahavad mingisuguse ampsu haugata, et siin on niisugune sushi kandik, kõik tahavad natukene neid kaableid saada, et jah, et selline vaade sellele. Ehk siis nüüd me oleme jõudnud lõppsirgele, sina oled oma tagahoovis ja ükski teine näituse külastaja sinna ei pääse. Mina jäängi siia rõdule. Ja, sina saad siin rõdul või terrass või lava siit vaadata, et sa jõuad ka nüüd nii-öelda sellesse minu tagahoovi, aga sa oled sellises nagu eraldatud pinnal, et jah, see on minu tagahoov siin niimoodi rekonstrueeritud. Ja mida mina siit kõrgelt ülevalt näen?
no sa näed neid maale, et ma ei ole ammu maalinud, aga mul tekkis tõesti sest ma olen õppinud maali, aga vahepeal ma olen teinud igast kontseptuaalseid projekte ja nüüd ma jõudsin peale kuidagi seda koroona aega ja peale Ukraina sõda kuidagi inspireeris võtma jälle pintslit nagu ja midagi tegema. Mis sa arvad, kas mõni nende näituse töödest jõuab sinu tagahoovi? Kui keegi villassokki ei taha enda tagahoovi sinna, siis ma viin ta villassokki kindlasti oma tagahoovi. Nii et sinu uusarenduse naabrite vaade sinu tagahoovi muudkui täieneb. Jah, täpselt nii, et jah. Aitäh sulle, Flo! Aitäh!